tere hommikust minu Erosi poolt. Praegu filmin siis, mul telefon laeb ja ma ei hakanud teda praegu ära võtma, aga hakkame advendikalendreid avama. Me täna siis Benefitist, sest et eile me sealt, või noh, mul ei olnud seal mingit üllatust, sest ma olin juba välja võtnud selle. On selline suur plastikene. Tähega Benefiti kalender meeldib ja ma tegelikult tahtsin juba eelmine aasta seda ostukorvi kalendrit, aga okei, kohe jätkan. Makeup removing cleansing oil ehk siis see oleks nagu justkui veits skincare'i toode ja ma ei teadnud, Benefit sellist asju teeb, aga väga huvitav. Ta on nagu vedelik, kuidas see välja näeb, aga ta on oil jah, no siis küll jah, päris põnev. Aga siis selle Benefitiga seoses, siis ma see aasta sain selle ja selles mõttes mul ikkagi nagu väga põnevad tooted on sees, aga üks asi, mis mind natuke häirib, on see, et need karbid on nii suured ja siis see toode seal on nagu selline, no see on enam-vähem okei, aga seal oli mõni toode niimoodi, et see karp oli mega suur ja siis toode ise oli selline, et see oli veits see nagu, mitte et ma oleks nüüd nagu meeletult kurb olnud, aga ma arvasin, et tuleb nagu midagi suuremat. Aga avame nüüd Kiehl's number 2. No, mis asi see nüüd on? Oota, mida pekki ma tegin nüüd? Ma eile võtsin ühe karbi sellepärast, et ma tahtsin emmele nagu justkui teha. Aga nüüd ma võtsin mingi toote välja ja ma ei tea, mis toode see on. Või nagu mis karb siis see lõpuks on. Miks ma nii tegin? Oh my god. Issand jumal. Girl. See ahead to Private Days, kes mind Instagramis jälgib, siis teab, mis siin sees juba on. Ma panin vist need tooted nagu valedesse nendesse. Sest ma võtsin need tooted välja, aga siis ma hakkasin neid nagu tagasi karpidesse panema ja ma praegu arvasin, et siin tuleb see silmamask see oma, aga siin on hoopis savimask. Okei, see on siis poore vastav savimask. Selle üle ma olen ka väga õnnelik, seda ma saan rast ise kasutada. Ma ei tea, kas ta käib mul lahti ka niimoodi. Kui hea, mulle nii meeldib savilõhn. Mega hea. Ma peaks panema ta vist külmkappi, siis ta oleks nagu selline külm, crispy, kui ma hakkan teda kasutama. Number 2. Siin. Minu vana lemmik. Ja sellele ma olen õnnelik väga. Karamell Choco. Kui veel need kõik ägedaid maitseid, neid uusi ei olnud ja vist oli alles just tulnud välja nagu see Coco Choco, siis see oli mul reaalselt nagu nii lemmik. Ma sain iga päev vist ühe. Mis see on? Kas see on see uus vä? Oh my god, jaa! Ma olen nii excited, festive edition. Ma panen ta külm, sest ta on mõnus külm. Aga nagu, oh my god, ma olen nii õnnelik. Okei, täna oli meil mega hea saak. Mega hea saak. Ehk siis savimask, festive Red Bull, üks lemmikutest Berbelsidest ja siis selline huvitav poorepuhastav cleanser. Hommikuseks siis mõtlesin, ma teen putru, mustikad, chia-seemned ja siis, mis ta oligi, Kass-Arturi maitseline mingi karamell ja siis jääkohvi. Nii et ma nüüd söön ära ja siis mul tegelikult on varsti aeg minna küüntes, sest et mul on praegu jubedas seisukorras, nagu te näete. Appi mul isegi chia-seeme. Ja siis me peame käima veel Gold Time'is ära, The Body Shop'is käime ära ja siis tuleme tagasi ja siis meil on kell 3 buss. Nii et jah, aga ma siis naudin oma hommikusööki ja oma pipargogi maitselist kohvi. Outfit of the day. Praegu panin lihtsalt enda My Proteini dressipüksid, need on low-waisted ja siis panin sellise kapuutsiga dressiga, ta veits on nagu cropped. Aga selle setiga oli lõpuks, et ma ei teadnud, et need püksid on nagu low waist. Või nagu ma ei süvenenud niimoodi, mulle meeldis see värv, see lõige, et nad on mõlemad veits sellised cropped. Ja siis ma sain kätte ja siis ma olin nagu, what? Need on low waist. Ja ma olin see tšikk, kes ütles, et mina low waist pükse ei taha. Nii et jah, ja nüüd ma annab sellest nendega.
nii mõnusad on, nii et mõtlesin, ma viskan siin ka välja, et kui keegi tahab MyProteinist tellida, siis mul on iga kuu on mul nagu mingi suurem soodukas, aga muidu kehtib mul kood MLT MyProteini lehel ja kas ta annab -45% soodukat või -40, ega ta alati nagu vähemalt +40, vahepeal on 50, vahepeal on 55, ükskord oli 60 lausa, nii et ja see kood kehtib aastaringselt, nii et kui teil tekib soov midagi tellida, siis teate, on ju. Nüüd lähme teeme need bad boyd korda, sest nad tõesti on nagu bad. By the way, ma sõidan esimest korda Silveri autoga ja ma pidin mingi soojenduse sisse panema. Ma enda arust panin. Ma kuulen, et midagi töötab. Veits creepy on, sest et nagu ma ei tea, kas ma teen seda kõik õigesti. What? Let's go. Mis kõik sassis siin? Ma teen vlogmassi, sa peadki real life'i näitama. Ei. Tõlinast Küntest, Voila, sellised nad välja. Veits on nagu jõul, ta on tegelikult selline sädeleb ja ma ei tea, miks ta kaamerast nii roosa tundub, ta on veits selline punaka roosa tegelikult. Aga no on ju, läheb kleedik kokku. Nüüd ma lähen siis taskusse ja siis peame käima Body Shopis ja Gold Time'is ära. Ja ma Instagramis küsisin ka, et kui ma jagasin seda esimese vlogmassi linki, et andke mulle nagu tagasisidet selles osas, mis on hästi, mis on halvasti, mida saaks parandada ja konstruktiivne kriitika on alati nii-öelda teretulnud selles suhtes, et ma tahan ise ka ju, et teil oleks nagu tore vaata. Ja siis mulle tuli üks sõnum, et ma mingis kohas võib-olla räägin liiga palju, mis on nagu, ma usun, et või noh, ma selles mõttes tean seda, mulle meeldib palju rääkida ja võib-olla sellepärast ka siis ma nagu unustan ennast tihti peale ära ja siis ma jään jutustama. Nii et ma üritan natukene seda nüüd meeles hoida ja mitte nii palju pläkutada võib-olla mõnes kohas ja näidata nagu põnevamaid asju. Nii et ma siin rohkem ei räägi ja lähme linna. Ma tulin nüüd Gold Time endale ehteid valima tänaseks ürituseks ja nii raske on, sest kleit ise on suhteliselt selline bling-bling ja hästi nagu palju toimub seal ja ma ei taha tehtud nagu mingi nagu too much oleks, aga samas ma mõtlesin, et midagi nagu võiks olla. Ma ise kaldun sinna suunas, et võtta midagi nagu siit. Mulle väga meeldis see sõrmus siin, kuidagi hästi huvitav. Aga nüüd ma pean ära otsustama, millised kõrvakad ma võtan. Need tohiks olla liiga palju, nagu ma mõtlen, et kas väiksed täpid kõrva või siis midagi pikka, sest ma tahaks teha endale nagu krunni ja siis siit on kõik nagu puhas kõik. Nii et kaelahetist seekord ei võta, sest et mul on see nagu lõigasid selline, kuigi siin on nii palju ilusid kaelakeesid, ma näitan teile. Nagu vaadake seda, nii kena ja naiselik. Seega see näeb väga selline cool välja, et on miksitud pärleid ja siis ümarad vormid. Ma korra vaatan seda vastu. Ma proovin praegu selliseid ovaalseid. Need on väga ilusad. Mis te arvate? Valisin siis hoopis sellised ja juurde sinised sõrmused Swarovskilt. Ja ma leidsin Swarovskilt nii ägedad kuuseornamendid. Minu meelest nagu imeilus kingiidee. Ja siin on need aastaarvud isegi peal. Mäletan, et mul on näiteks vanaisa üks aasta kinkis nagu eraldi kuuseehte, nii et minu meelest nagu mega armas. Ja see on nii ilus ka selline ajatu ornament, et mega ilus. Ja vaadake neid pokaale ka veel. Swarovski ei väsi üllatamast. Hea reklaam meile. Ehted on nüüd käes, see mure on lahendatud ja lähme käime nüüd The Body Shopis ära, kus mul on üks kinkepakikene, mis mind ootab, mille me peame ära võtma. Ma lihtsalt tahtsin sellega ära mainida, et Gold Time'i töötajad on lihtsalt nii armsad ja nii abivalmid. Kord kui ma käin, siis ma lahkun jällegi nagu hästi sellise kuidagi hea tundega ja alati kui mingi abi on vaja või mingi, ma ei tea, küsimus on, probleem on, siis nad aitavad seda lahendada nii, kui saavad.
Et praegu oli ka täielik error, et mis ma siis nagu ehetena juurde panen, siis ma lihtsalt näitasin inspo pilti ja siis ta pakkus ideid ja asju. Siis vahepeal ongi see, et seal on vaja nagu teise inimese mingit nõu või arvamust ka mingit otsuste langetamisel. Et jah, tulete ka minema, siis võite julgelt neilt abi paluda või küsida mingeid asju. Nad kindlasti hea meelega aitavad. Võtsin oma paki ära, aga praegu vaatan, et siin on nii palju ilusaid mingid jõulukingitusi ja asju. Mul on kodus see olemas ja oh my god. Ma ei ole seda veel proovinud, aga need kaks on nagu mega hea lõhnaga. Beebi roosa kingikomplekt. Või siis maasikama. Igatahes, kes minult jõulukinki võivad oodata, siis teavad, et The Body Shopist tulevad minu selle aasta jõulukingid või enamus vähemalt, ma arvan. Minu arust on nii nagu universaalsed kingid ka. Et ma ei tea, kätekreemi, no enamjaolt ikkagi mehed ja naised kasutavad seda. Ja, aga ma sain sellise kinkekomplektikese, see on almondi oma, nii et kodus vaatame, mis siin on. Roosil tuli praegu mingi räige emmekas peale, tuli mulle niimoodi. Kaisu ja roile on ju. Ma näitan teile, mis selles Roosi, mis selles Body Shopi pakkus, see oli nii ilusti kokku pandud, ma loodan, ma saan pärast tagasi selle panna. Siin on siis Almond Milk Collection Gift Set. Väga ilus. Ma ei näe, saan niimoodi rohkem näitada, nagu on ju kena. Nagu mega ilus. Ops. Vaata, mis siin on siis. Ongi kätekreem on näiteks. No, nii et ma olen täitsa põnevil. Ta näeb väga... Oi, ma võtan selle sülle pigem. Tõesti hea. Ta ongi nagu hästi selline delikaatne ja ma ütleks, ta on ka universaalne lõhn. Et väga vahet pole, kas mehele kinkida või naisele. Nagu ma tean, et Silver kasutab mu neid salted caramel ja Iofika lõhnalisi Body Shopi kätekreeme. Ja iga mees päris ei taha vaata nagu selle lõhnaga, selliste lõhnadega asju kasutada. Aga minu meelest so what? Küll, aga kui ta ei taha kasutada, siis minu meelest almond on täpselt selline lõhn, mis nagu sobib igale ühele. Siis dušikeel, jällegi nagu mega hea lõhnaga. Mega super. Tooks endale. Aga mul ei ole mõte lihtsalt kõiki neid asju endale jätta. Nii-öelda, kuidas ta body bar seep siis, keha, näo seep, you choose, kuidas kasutad. Aga nii mõnus pakend, selleks saaks mingi ASMR teha. Vaat see on mul olnud. See on siis mandli keha või body butter. Siin on see asi peal. Näeb hea välja ju ja ta lõhnab ka oivaliselt. Hakkame nüüd riidesse panema. Mul meik on tehtud. Näitan lähedalt teile. Selline. Ma üritasin veits tugevama teha, sest et on pidulik sündmus ikkagi. Nii et jah, let's go. Appi hingadest on mul 2 valikut. Neid ma näitan teile. Mul juhtus paha asi. Mu sugapüksid on katki. Ma ei tea kuidas, aga ma mõtlesin ka, et äkki see on mingi väikese, et ei ole hullu. Aga need on nagu full alla. Nii et ma ei tea, mis ma teen. Mul ei ole rohkem musti sugapükse. Ma ei juua poodi ka. Ma lähen nii hulluks. Ma pean vaatama, kas mul on mõlematel. Nii, sellel on full täiesti auk sees. Ma olen nii närvi, ma pean küsima äkki emme on sukapükse nagu. Mul on 5 minutit täpselt aega. Sain kleidi selga mitte täielikult, sest ma pean veel paluma isale, et ta aitaks mul seda kinni tõmmata. Minu meelest näeb nii cool välja. Ja ma ei saanud musti sukapükse, aga mis teha on ju. Ja nüüd ma proovin kingi mõlemaid. Ühed on siis sellised lipsukesega ja teised. Kleediga istumine on nagu täielik big no. Kummad ma panen. Rasked otsused. Ma jõudsin nüüd bussijaama, ma ei taha teada, mida inimesed arvavad, et mul ruulid peas on. Ja selline välja näen, aga lähen bussi peale nüüd. Uus päev, sama koht. Ma olen nüüd jõudnud Tallinna. Kleit muidu ise on nagu mega ilus seljas, aga kuna ta on glitter, siis ta veits nagu hõõrub mul naha vastas. Ja siis mul terve bussisõit nagu hõõrus siit ühelt poolt. Aga muidu, cutie is pain nagu öeldakse. Ja siis ma ootan jälle Bolti. Ja siis me lähme Kadrioru kunstimuuseumisse, kus üritus toimub.
vaatasin bussis juba igasugused mingid inspo-asjad ka välja, sest et see üritus on mulle justkui nagu töö ja influka üritus, sest et ma teen Goldtime'ile TikTok'e juba 3 aastat, kes veel ei tea, mis check it out. Ma näen, et mu Bolti uudis, aga jah, et ma pean seal ka mingi videosid ja asju tegema, siis ma vaatasin välja ära, aga lähme siis Bolti nüüd. Let's go! Pika peal hiitud ära, kui need ühesugused tuleb. Ma olen nüüd kohale jõudnud, vähemalt sellele aadressile, mis seal oli, kuigi nagu siin tunneb mitte kedagi ei ole, mis veidike küll mind närviliseks, kas ma ikka olen õiges kohas, kus me peaks sisse minema. Nii et ma loodan, et keegi tuleb ka praegu samal ajal sinna ja siis me koos minna. Igatahes mul oli nii tore taksojuht. Ta oli väga selline nunnu ja ta oli täpselt selline, et kui see on kiire, siis ta sõidab kiiresti nagu. Mitte ei ole see, et mingi ma ei tea, iga asja juures seisma jääb ja niimoodi, et jah, väga mõnus sõit teile. Me oleme nüüd kohale jõudnud, mõtlesin, ma teen teile kogu looki ka. Selline sai kogu kompott, ma olen päris rahul. Ja need sinised, mul on siis ehted, appi mul on mikrofonid käes, sinised sõrmused, selline ka veel. Ja siis sinised Swarovski kõrvakad, minu meelest väga nunnu, et see veits värvi ka juures. Aga ma loodan, et mingi liiga nagu overdressed ei ole, aga eks näis, noh. Et kuigi me näeme väga palju glamuuri elusid. Vaadake, kui ilus rubiin. Ma nüüd tulin endast pilti maalima. Töö sain suhteliselt tehtud, intekad, loodetavasti tehtud. Väga tore oli. Ja nüüd siis ma ootan, et minust maalitakse. Ma kohe näitan teile, milline pilt. Selline. Mul on kodus nüüd juba mingi 3 tükki, aga saab siis 4. ka. Meile räägiti just vääriskividest ja nüüd me saime just kui neid vääriskivisid naudinguid ise maista. See pirnikene on inspireeritud siis smaragdist. Ma vaatasin, menüüs oli kirjas, et seal on vist pistaatsia ja valge šokolaad, nii et laske meie maista. Ma mõtlesin, ma jagan teile mõningaid huvitavaid fakte vääriskivide kohta. Äkki oleks teil tore kuulda. Näiteks smaragdidest. Kleopatra omas kunagi smaragdi kaevandust ja ta olevat kinkinud siis inimestele smaragde kingituseks, millele lasi siis peale graveerida oma portree. Väga suursugune temast, ütleks niimoodi. Smaragd on kõige rabedam nendest vääriskividest, ehk siis selle tõttu on välja mõeldud ka smaragdlihv. Ja selline üldine info, et juveelinelikuks nimetatakse või sinna kuuluvad siis smaragd, rubiin, safiir ja ka teemantid. Ja täna on siis meil esindatud 3 nendest, mis on siis safiir, rubiin ja smaragd. Kuninganna Victoria krooni, milles olid ka siis safiirid, disainis tema oma abikaasa prints Albert suurest armastusest. Oli veel põnev teadmine oli see, et rubiinil see imeilus punane, tuvivere punane värvus, nagu ma täna sain teada, tuleneb siis kroomist, et seda leidub seal sees, see võib muutuda ka nii-öelda veidik, või ta võib anda sellist efekti just kui see kivi seal helendaks. Pidu läbi, aeg koju minna, ma saan lõpuks need kingad ära võtta. Oh my god, lihtsalt parim tunne. Mul on nii hea. Mul hakkasid jalad nii valutamas nende kingadega, see tagumine osa nagu libiseb ära, ehk siis ma pean full nagu lihtsalt hoidma enda jalga siin ees kinni. Aga väga-väga tore pidu oli. Ma ütlesin nüüd Goldtime'i naistele ka tšau kaisale ja väljale ja nii tundega. Ma olen õnnelik, et nad niimoodi oma tiiva alla on mind võtnud ja saan niimoodi kogeda seda kõike tänu neile. Nii et jah.
ma ei tea, kui hästi te mind kuulete, sest et meeletu tuul on, aga nii tore õhtu jälle. Ma endale ma ei korrutan seda, aga tõesti nagu näha on, et inimesed teevad südamega seda ja panevad väga palju aega ja nii-öelda ressursse ja oma pingutust sinna alla, nii et nii tore on sellistel üritustel käia ja see tõstab minu meelest nagu Eesti ma ei tea, siis PR-üritustel üldse nagu sündmuste taset ikka korralikult. Et juba see, et sinna oli nagu kas või kohale toodud miljoni euro väärtuses lihtsalt tehteid, sulle meeleolu loob liisikoiks, on imemaitsvad suupistad, olid kõik see üldse nagu atmosfääri asjad. Nii et ma olin nagu mega rahule ja lähme nüüd bussi peale.